Tere kuulama Mentosteeri seminari sellest, kuidas müüki ja teenindust automatiseerida AI vahenditega. Kui ettevõttes müük kasvab, siis on teinud müügijuhid head tööd. Kui teenindus on korras ja kliendid on kvaliteediga rahul, on kvaliteedijuht ja teenindusjuht teinud head tööd. Sellegipoolest tunnevad müügijuhid ja kvaliteedijuhid sageli seda, kuidas klientide rahulolu on väga raske tagada ja klientide ootused kasvavad pidevalt. Ja põhjus selleks on, ma ütleks, et üks suur põhjus on digitaliseerumine, et meie ettevõtted digitaliseeruvad, majandus digitaliseerub ja kliendid ootavad ettevõtetelt digitaalseid teenuseid. Ja see tähendab seda, et nad ootavad ettevõttelt kiireid vastuseid oma päringutele. Nad tahavad, et see vahet ei ole, kellega nad ettevõttes suhtleksid. Iga spetsialist oskaks anda kvaliteetseid vastuseid. Ja samal ajal, kui me vaatame ettevõtete kasvu, siis üha raskem on sellist kompetentsi tagada. Inimeste palgaootus kasvab ja mida edukam ettevõte on, mida rohkem ettevõte kasvab, mida kiiremini peab ta omale uusi töötajaid värbama, seda suurem on see probleem ettevõttes, et uued töötajad ei suuda tagada sama kvaliteeti, mida senine personal. Ja siin tulebki appi tehisintellekt ja erinevad AI teenused, mis võimaldavad teenindusprotsesse automatiseerida ja tuua andmed kohe spetsialistide näppude juurde. Ja kes mina siis olen? Mina olen Toomas Mõttus ja olen õppinud TalTechis turundust ja juhtimist. Vedasin aastaid NetGroupi infrastruktuuriüksust, väikesest IT-teenuse pakkujast piirkonna parimaks virtualiseeritud andmekeskuste juurutajaks ja hooldajaks. Seejärel vedasin 2 aastat Atea Eesti üksust, selle erinevate ettevõtete integreerimist Eestis. Ja 10 aastat tagasi alustasin Primendiga ja kasvatasin selle 100 töötajaga Eestis, Lätis, Leedus tegutsevaks 13 miljonilise euroga käibega IT-teenuste, pilveteenuste ettevõtteks. Olen Eesti infotehnoloogia valdkonna arengusse panustanud ka Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmena ja olen Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige. Ehk mu taust on põhiliselt müügi ja juhtimisega seotud. Aga kuna mu lemmikained on kogu aeg olnud matemaatika ja füüsika, siis see tähendab seda, et ma olen ka kogu aeg oma näppe toppinud erinevatesse tehnoloogiatesse. Ja Microsoft võib kinnitada, et olen sertifitseeritud AI spetsialist ja olen ka sertifitseeritud Power BI spetsialist. Aga miks me täna sellest räägime või millest me siis täna räägime, on see, et AI valdkonnas on toimunud viimase aasta 1,5 jooksul suur revolutsioon. Ma arvan, et kõik, kes te tänast seminari jälgite, olete sellega kursis. Korraks räägin sellest siis ka, miks see AI lubadus seekord on varasemast parem, et tegelikult neid AI lahendusi on tehtud juba 10 aastaid. Ja esimesed närvivõrgustiku lahendused või nagu mudelid sai tehtud juba 50. aastate alguses. Aga mis siis on nüüd toimunud, et see AI nagu nii heaks on saanud? Ja siis me räägime sellest müügiprotsessist, millistest etappidest müük koosneb ja kuidas erinevates etappides AI-d kasutada ja vaatan, äkki õnnestub siia ka mõni demo vahele panna selleks, et oleks põnevam vaadata ja näha, kuidas siis AI-ga on võimalik infot koguda, süstematiseerida ja klientidele vastuseid luua. Selleks seda te täna ju kuulama tulite. Ja siis natukene ka seda, et kuidas siis kogu seda protsessi automatiseerida. Aga kus meil see AI-st kasu on, et teeks selle kasu kohe selgeks, et ei oleks siin kaksipidi arvamust, on ju. Et ilmselgelt on see, et kui me automatiseerime klientidele vastamise protsessi, siis need vastused tulevad klientidele kiiremini. Et kogemus on näidanud, et tavaliselt kliendid ei jaga seda koormust tööpäeva peale ühtlaselt ära. Et kui, ma ei tea, kell 9 hakkab tööpäev, et siis iga poole tunni tagant üks klient võtab ühendust, vaid tavaliselt see juhtub niimoodi, et kõik nad tulevad hommikul ühendust ja siis nad ootavad kella 10 vastust ja
ja kui sa kella 10 vastust ei ole saatnud, siis nad lähevad juba konkurendi käest küsima või kirjutavad halva arvustuse sulle tagasiside küsitlusse, mis tähendab seda, et sa pead sellise esimese vastuse ja diagnoosi või siis väikse pakkumise juba tegema kiiresti. Ja siin tulevadki uued AI lahendused mängu, kes suudavad ettevõtte süsteemidest lugeda tooteinfot, lugeda erinevat dokumentatsiooni ja selle osas vastused teha. Ja isegi kui me täielikult ei automatiseeri neid vastuseid, et need võib-olla me ei suuda ette näha kõiki neid küsimusi, mida kliendid võivad meie käest küsida, siis kui me juba spetsialistile valmistame ette vastuse selliselt, et kui ta esimest korda kliendi päringut näeb, siis seal on juba talle AI poolt rikastatud infoga selline täiendav info või isegi juba kliendi vastuse mustand, siis ka see vastamise protsess läheb kordades kiiremaks. Lisaks meil on võimalik AI-ga luua klientidele personaalne tugi, sest et midagi ei ole teha, kui ettevõte on edukas, siis lõpuks on ta rohkem kui üks klient, ta on rohkem kui üks töötaja ja tagada kõikidele klientidele võrdselt personaalne teenus on raske. Aga siin tulebki nüüd AI mängu, et AI suudab võtta arvesse iga kliendi spetsiifikat, vaadata, millega see ettevõte tegeleb, kui see ettevõte on tema vajadused süsteemis dokumenteeritud ja pakkuda neid konkreetseid õigeid tooteid, mis just sellele kliendile paremini sobivad ja suudab seda teha kiiresti ja ongi personaalne, et kui sa nagu inimene ei suuda infot nii kiiresti hankida kui AI, siis need inimeste vastused tihtipeale kipuvad olema väga standardsed. Kui me räägime müügiprotsessist, eks ole, siis suudab ka AI müügivihjed kvalifitseerida, ehk siis kui tekib mingi müügivihje, siis saab seal hinnata, et kas see inimene, kes võiks suhelda, kas tal on tegelikult otsustusõigus organisatsioonis, kas tal on eelarve ja kui neid nagu parameetreid, ma ei tea, näiteks Pipedrive'i kirjutada, et siis AI suudab hinnata, et kas see vihje ehk see lead on siis kvaliteetne või mitte, kas müügiinimene peaks sellega tegelema ja kas selle peaks siis nüüd nagu sealt lead'id alt tõstma pipeline'i. Ja turu ja konkurentide analüüse, et ma olen teinud ühel varasemal seminaril ülevaate seda, kuidas AI-ga aastaaruannet hinnata. Et siin on ka siis võimalik kasutada erinevaid AI teenuseid. AI saab nii konkurentide veebilehti hinnata kui ka nende aastaaruandeid, et siis vaadata, milline on teie turupositsioon võrreldes klientidega. Ja kõik need eelmised kokku panna ongi siis, tuleb see sisuloome ja automaatsed müügimaterjalid, et kui klient kirjutab teile, et ta tahab saada mingit konkreetset funktsionaalsust, et ma ei tea, mingi post oleks 10 meetrit pikk ja 2 meetrit jäme, siis ta saab kohe vaadata teie andmebaasist, kas teil on selliseid tooteid olemas ja teha selle automaatse müügipakkumise koos kogu lisainfoga, mis selle pakkumise juurde käib niimoodi, et tekibki automaatselt selline materjal, mida siis kliendiga vahetada, mida kliendile esitada. Nii et AI-st on päris palju kasu just sellises suhtluses ja suhtluse kiiruse parandamises. Ja meie peame välja mõtlema siis koos, et missugused need erinevad stsenaariumid on, millised on need klientide põhilised küsimused selleks, et AI oskaks õigest kohast vaadata ja otsida õige ja ilusa ja viisaka vastuse anda. Aga miks siis tänapäevane AI parem on kui varasemad? Et kui me vaatame, mis siis nagu viimase paari aasta jooksul on juhtunud, siis need AI mudelid on metsikult kasvanud. Et kui veel mõned aastad tagasi AI mudeli tegemine tähendas seda, et kui sa tahtsid klientidele saata või üldse süsteemis luua tekstilisi vastuseid, see tähendas seda, et sa pidid koguma 10 000 näidiseid, millega sa siis oma AI mudelit treenisid ja siis võib-olla hakkas sealt mingisugune enam-vähem asi tulema, siis mida ChatGPT või eeltreenitud mudelid on teinud, on selle, et sul ei ole vaja üldse mitte mingit mudeli treenimist ise teha. Sa pead lihtsalt looma töövoo, kus mudelile annad kätte andmed, tähenduse, enne pead sa muidugi need ära indekseerima tähenduse järgi. Seda me saame ilusti teha, indekseerime andmed tähenduse järgi ära ja siis
AI oskab sinu enda süsteemidest tähenduse järgi otsida ja selle info kokku panna ja vastata. Aga miks me seda ise selliseid mudeleid ei tee tänapäeval, on see, et see mudeli tegemine on meeletult kalliks. Et kui varem, see mudel oli kallis ja mudeli tegemine oli ka kallis, aga ikkagi tundus, et ettevõtted, isegi Eesti ettevõtted suudavad ise selliseid mudeleid treenida, siis nüüd kaasaegse mudeli treenimine, näiteks siin GPT-4 mudeli treenimine, kus on siis 100 erinevat närvivõrgustiku kihti ja 400 miljardit elementi, siis selle üks treenimine maksab $100 miljonit. Ja mõtle, kui sa paned treenima, siis lõpuks avastad, et ups, mul siin mingid parameetrid ei läinud päris hästi õigesti ja ma pean selle treenimise uuesti tegema, siis see maksab jälle $100 miljonit. Ja see kulu kasvab eksponentsiaalselt, et kui veel GPT-3 mudeli ehk siis eelmise põlvkonna mudeli treenimine maksis seal kuskil $4 ja $5 miljoni vahel, siis see GPT-4 mudel on ainult 3% suurem, kui oli see GPT-3 mudel, aga hind on 20 korda suurem, nii et kui me räägime siin GPT-5 ja 6 ja 7 mudelitest, millest siin ikkagi aeg-ajalt räägitakse, siis iga mudeli treenimise hind kasvab oluliselt ja see on paari aasta pärast võib selle mudeli treenimise kulu olla miljard, mis tähendab seda, et ükski ettevõte ise seda ei suuda sellist mudelit luua. Aga selleks, et hinnata, kas see mudel on hea või mitte, on alati võimalik võtta siis minna ja vaadata, kas ChatGPT oskab sinu küsimustele vastata. Et see ChatGPT koosneb siis GPT masinõppemudelist, mida ka meie saame teie süsteemide vastuste genereerimiseks kasutada. Ja siis on ChatGPT, mis on siis selline kasutajaliides, ja me saame selle GPT mudeli panna mis tahes kasutajaliidese taha, ehk kui teil on näiteks mingi majandustarkvara või mingi teeninduse halduse tarkvara, kus siis, mille kaudu teie töötajad infot tarbivad ja kuhu nad infot sisestavad, siis me saame selle siduda selle GPT masinõppemudeli selle süsteemiga selliselt, et ta ei näe välja küll nagu ChatGPT, aga ta annab selliseid intelligentseid vastuseid ja loob sisu. Ja mis siis miks me seda OpenAI-d eelistame, on see, et OpenAI-s on päris palju tähelepanu pööratud turvalisusele ja seal on korralikud sisufiltrid, et see OpenAI ei annaks ebaeetilist väljundit. Ja aeg-ajalt siin ikka tuleb uudiseid, kuidas kellelgi õnnestus OpenAI-d häkkida, aga tavaliselt et ta annaks mingi ebaeetilise vastuse, aga need augud on kohe kiiresti kinni lapitud ja pandud ja OpenAI teenused töötavad ka Microsofti Azure'i keskkonnas, mis on teie enda kontrolli all selliselt, et kõik need andmed, mida te hoiate, kõik need teenused, mida te kasutate, et on teie kontrolli all, keegi kolmas osapool neile ligi ei saa ja Microsoft ka ei salvesta süsteemi midagi, mis on teie asjad. Nii et selles mõttes on ta turvaline nii teie infole, teie klientide infole, kui ka hästi palju on tähelepanu pööratud eetikale. Aga milline see müügiprotsess on? Et kui me vaatame, millest müük tavaliselt koosneb, siis müügiprotsessis on metsikult etappe. Et tavaliselt me võime müügiinimese mõttes rääkida võib-olla siin keskmistest etappidest, kus meil on juba selline kvaliteetne liid olemas. Me mõtleme, mida me kliendile võiksime pakkuda, saame kliendiga kokku, siis me mõtleme, mis see pakkumine või sõnum võiks olla. Genereerime selle pealt kliendile lahenduse, mida me võiksime koos arutada ja siis arutamise käigus vaatame puudused üle, ehk see on siis võib-olla inglisekeelne mõiste, siin on see objection handling ehk siis vastuseisu, käsitlemine. Aga sisuliselt see tähendab seda, et me peame mõtlema, et mis on see asi, mis teeb kliendile ostmise lihtsaks. Ja siis me räägime need punktid läbi, jõuame lepinguni ja siis, kui leping on sõlmitud, siis me asume teenindusfaasi ja tahame kliendilt saada soovitust, hoiame klienti enda infoga kursis. Ja iseenesest, kui me võtame sellise müügi- ja teenindusorganisatsiooni, siis ega teenindusorganisatsioon on suhteliselt sarnane oma põhimõttelt, et ka siin lihtsalt võib-olla see initsiatiiv ei ole lihtsalt teenindusprotsessis, initsiatiiv ei ole mitte müüjal, vaid on ostjal ehk samamoodi ostja ütleb, et ta tahaks midagi saada,
sa teed kliendiga kohtumine, ehk see ongi siis niimoodi, kohe alustab kohtumisest, kus klient ütleb, et ta tahab näiteks saada, et kuule, tule vaata mu see masin üle, et see seal jupsib, on ju, et tule tee see korda. Ja siis sa ütled, et jah, ma tulen teen korda ja see korda tegemine tähendab seda, et ma pean siin 5 juppi välja vahetama ja kas see on okei, see lahendus. Ja siis klient ütleb, et aga kas odavamalt ei saa, on ju. Või et kuule, et teeme mingi teistsuguse skeemi, käiakse see protsess läbi ja siis lepitakse kokku jah, et näiteks, et järgmise nädala teisipäeval tuled ja teed selle asja korda või vaatame üle. Ehk siis tegelikult see protsess on suhteliselt sama. Aga iga müügiprotsessi alguses, kuna see initsiatiiv on müüja poole peal, siis on vaja müügiinimesele, kes kliendiga läheb suhtlema, on vaja ka see müügiprotsess ette valmistada, on vaja kõigepealt üles otsida need võimalikud kliendid, kellega suhelda, siis meil on vaja hinnata, kas see nimekiri, mis me saime, kas see, kui reastada need väärtuse järgi need kliendid, kui tõenäoline on, et seda tüüpi klient olemasolevate protsessidega meie selle portfooliosse sobib. Ja siis, kui meil need 2 on tehtud ja me hakkame nüüd mõtlema, hakkame neid kliente ükshaaval läbi vaatama, siis me võtamegi selle uurimise, et kuidas me selle kliendile läheneme, mida me talle pakume, saame kokku, mõtleme välja selle pakkumise. Ehk siis, ja tavaliselt see esimene ots on turunduse teha. Ja siis, kui turundus on läbi vaadanud selle protsessi ja andnud, siis ütleme, et siin kuskil see uurimise faasis ta läheb siis müügiinimesele tavaliselt turundusest. Et selline see protsess on, aga kõikides nendes etappides on AI teenustest kasu ja käimegi siin läbi, kuidas erinevates etappides AI teenused võivad teid aidata, protsesse kiirendada, anda müügiinimesele töövahendid, kuidas luua veenvam pakkumine, kuidas süstematiseerida seda infot, mida nad kliendilt saavad ja nii edasi. Ja ka aru saada seda, mida klient küsib, sest aeg-ajalt juhtub, et päris täpselt ei saa aru, mida klient küsib. Et siin on selline naljalugu, mida mul meeldib ikka aeg-ajalt rääkida, et mis mind näiteks veenis kunagi ära, et need AI teenused on head, oli see, et kliendilt tuli kiri, kus ta kirjeldas, et teate, mul on selline lugu, et arvuti on aeglane ja kõvaketas on täis ja siis ma saan kogu aeg veateateid ja oleks vaja nagu korda teha või midagi oleks nagu vaja teha. Ja mina mõtlesin siis, et et okei, et nüüd peame spetsialisti saatma kliendi juurde, et läheb vaatab selle arvuti üle, aga kuna see arvuti on tõenäoliselt vana arvuti, kui nii palju selliseid probleeme on, et spetsialist läheb, teeb selle korda, aga järgmine nädal on kliendi jälle seesama probleem. Ja siis ma andsin selle sama kliendi kirja AI-le ja küsisin, et kuule, mis see kliendi soov on, et kuule, anna mulle nagu infot, et jaga see nagu tükkideks ja mida ma peaksin nüüd tegema. Ja siis AI vastas ühe lausega, klient tahab osta uut arvutit. Siis oli niimoodi, et super, et see on palju parem lahendus kui see, mis ma pakkusin, et spetsialist käib ja parandab seda ja lõpuks ta läheb kliendile võib-olla kallimaks kui uue arvuti ostmine. Ja tõesti on see uus arvuti on nagu palju mõistlikum lahendus, nii et see on see, kus müügis AI suutis mind ära veenda, et AI teenused on kasulikud ja selle kliendi soovi hindamisel ja tükkideks jagamisel ja et miskuseid osasid klient siis tahaks, et seal on tegelikult AI-st päris palju kasu. Aga lähme siis edasi ja vaatame need etapid läbi. Et esimene etapp on selliste potentsiaalsete klientide leidmine, kus me tahaksime need külmad kõned valmis teha niimoodi, et nad oleksid kliendi kohased, sest et kui nad on täiesti ilma igasuguse kontekstita, siis me kõik oleme neid müügiinimeste kõnesid saanud, kus müügiinimene räägib mingist asjast, mis mitte kuidagi ei kliki. Et siin aitab võib-olla siis AI natukene seda nagu konteksti luua ja samamoodi, et ka e-maile teha. Et kui me vaatame seda potentsiaalsete klientide leidmist, siis see ei ole mitte ainult see, et meil on kuskilt ostetud nimekiri kontaktidest, vaid see on terve protsess, kus me hoiame neid kontakte, hoiame oma infoväljas, teeme neile personaliseeritud e-maile selleks, et nad saaksid aru, mis on see, kuidas nende kontekstis just meie teenused oleksid head.
ja juhul, kui me siin klient on meiega juba kontakteerunud, et me siis suudaksime talle sellise järelsuhtluse luua ja vastata sotsiaalmeedias ja hoida neid sotsiaalmeedias väljas, nagu infoväljas, et kõik see on nagu tegelikult on protsess ja kui sealt protsessi käigus sorteeruvad välja kliendid, kes hakkavad meiega suhtlema, meile küsivad meie käest, siis me saame selle kliendi tõsta järgmisesse etappi, mis on siis liidi kvalifitseerimine, kus me siis hindame, et kas see inimene, kes meie käest küsib, et kas ta tegelikult on näiteks piisava suurusega, et sellest lahendusest, mida me pakume, on talle kasu, kas tal on tegelikult eelarve, et me saaksime temaga, et meil oleks mingi kokkupuutepunkt, sest et me teame, et meie lahendus maksab mingisuguse raha, on ju. Ja kui me kliendil seda eelarvet ei ole, siis müügiinimene ei taha minna rääkima sellise ebakvaliteetse liidiga, et selles mõttes, et see ei ole kuidagi nagu seotud selle kliendiga, vaid lihtsalt, kui sa tead juba ette, et selle klient on nii väike, tal on seal võib-olla ainult üks inimene, kes selles valdkonnas on ja sul ei ole mõtet talle seda teenust minna pakkuma, sest et eeldab mingit mahtu see su teenus, siis see on hea, kui sa sellise kvalifitseerimise teed ette ära ja müügiinimesed saavad kvaliteetse nimekirja. Ja siis, kui sul see kvaliteetne nimekiri on ära tehtud, sul on need kliendid potentsiaalide järgi reastatud ja sa saad selle müügiinimesele edasi anda selle nimekirja, siis müügiinimene võtab selle nimekirja ette, võtab sealt kliendi ja siis sul oleks vaja talle ette anda müügiinimesele info, et mis see klient on, kes seal kliendi juures need otsustajad võiksid olla, et mis on selle kliendi konkurentsisituatsioon, mis on meie konkurentsisituatsioon selle kliendi juures. Kas see klient, kas tal on mingisugused regulatsioonid, mis teda võivad mõjutada, et kui me lähme nüüd temaga rääkima, et me teaksime nagu kursis nende regulatsioonidega, me teaksime tema konteksti, et kui ta räägib seal mingitest seadustest, siis me teaksime, mis seadustega tegu on. Ja me saame ka otsustajate kohta teha taustauuringu ja kogu sellist eeltööd on võimalik automatiseerida, et kui me räägime sellisest suuremahulisest, ütleme, et kui meil on suur ettevõte, kes tahab ikkagi teha sihuke 5-6 müügidiili kuus, siis tähendab seda, et sa pead selle liidide hindamise automatiseerida. Kui sa oled väiksem ettevõte, siis sul võib see olla käsitsi see liidide kvalifitseerimine. Aga põhimõtteliselt käiks see siis niimoodi, et kui me võtame nüüd, ma toon näite, see täiesti käsitsi näite. Et ma küsin näiteks, et millega tegeleb Eesti Energia. Kes on selles ettevõttes peamised otsustajad? Kes on Eesti Energia peamised konkurendid? Ja siin me ei peagi üldse sellele GPT-le väga palju sellist infot ette andma, sest et kuna see GPT mudel on treenitud kogu interneti andmete pealt, siis ka need asjad, mis on siis nagu Eesti Energia ja tema konkurentide kodulehtedel, see informatsioon on juba tal seal mudelis olemas ja lisaks ta läheb siis ka vaatama, kes siis nagu ka kodulehelt vaatama, et kes võiksid olla need otsustajad. Ja no näed, siin on, arvab, et võiksid olla Kelly ja Teepak ja Reedik ja Roul võiksid olla need inimesed, kellega rääkida. Aga küsiks, et kas ta teab, et kes on Eesti Energia juhatuse esimees? Et Andrus Tureika, et selles mõttes, et ta läks ja vaatas Eesti Energia kodulehelt või siis oli Enefiti kodulehelt ja leidis, et Andrus Tureika on see. Millega on Andrus Tureiko varem tegelenud? Vot siis,
et no eks see kõikide ja siin ilusti on nagu viidatud, et kohe GPT viitab, kuskohast ta selle informatsiooni on saanud. Et eks me peame kogu seda infot võtma teatud reservatsioonidega, sest et ega siis et see GPT mudel põhineb tõenäosusmudelil ehk ta võtab siis selle teksti või selle nagu need faktid, mis on tema arvates kõige tõenäosemad. Aga need ei pruugi olla 100% täpsed. Kui te tahate 100% täpsust, siis te peate ikkagi minema ja vaatama konkreetsest dokumendist ja ütlema siis sellele AI-le, et kuule, et sa mine ja vaata nüüd konkreetselt sellest dokumendist ja kasuta ainult selles dokumendis olevat infot, et sellisel juhul sa saad see täpse info. Aga nüüd on see, et me oleme tuvastanud, et kes on seal otsustaja, kui suur see organisatsioon on, kes on tema peamised konkurendid, on ju. Vaatame, kas me leidsime need. Eesti Gaas on tema põhiline konkurent. No ma ei tea, kas konkreetselt on, ju. Aga küsime, et kes on energiasektoris Eesti Energia kõige suuremad konkurendid Eesti turul. Nii, vaatame, mis ta sellest arvab. Nii, Eesti Gaas, Alexela, Fortum, Ignitis. No, ma ei tea, kas Eesti Energia ise ka seda neid ettevõtteid konkreetselt konkurentideks peab, aga ütleme, et kui vaadata seda nimekirja, siis see on üsna tõenäoline nimekiri. Aga teeks siis niimoodi, et ma mõtleks, et soovin pakkuda Eesti Energiale toitlustusteenust. Ehk siis näiteks ütleme, et me oleme toitlustusteenuse pakkuja ja me mõtleme nüüd, et kui me tahaksime Eesti Energiale hakata seda toitlustusteenust pakkuma, et kellega me võiksime ühendust võtta? Kellega peaksime Eesti Energiat sellel teemal rääkima? Nii. Ja mis võib meie konkurentsieeliseks, kirjutaks ise ka, et konkurentsieeliseks on teaduslikult tõestatud tervislikud toidud ja meie menüü kokkupanijad on kõrgelt haritud. Nii. Võt, selline võiks olla meie sõnum. Ja nüüd me siis küsime, et ole hea, pane kokku kõneskript, mille võiksin Eesti Energia otsustajale teha. Nii, nüüd hüüumärk, sest et tegu on ju hüüdlausega. Keskiva kõneviisiga. Ahah. No vot, sellise skripti nüüd oleks küll nagu täiega hoogu, aga selles mõttes on nagu lahe vaadata, kuidas AI, et ma proovisin enne seda seminari ka ja päris sellist teatrietendust ta mulle siia ei kirjutanud, kirjutas palju, kuidas nüüd öelda, lühema teksti. Aga selline see siis tekst on näiteks, et sa saad selle läbi lugeda, mis need teemad on, täiesti nagu adekvaatsed küsimused, mida inimene võib sult küsida, kellega sa räägid esimest korda telefonis, sul on nagu vastused olemas, et kui sa nagu oled algaja müügiinimene, siis ma ütleks, et see vastus on sulle nagu, ma ei taha öelda, et rusikas silmaaukuses, see tekitab huvitava assotsiatsiooni, aga siiski see on nagu päris kasulik. Aga me ei saanud seda vastust praegu, et paistab, et ta unustas ära selle, et me küsisime,
kes otsustaja on. Aga küsime siis, et kes Eesti Energias toitlustusteenuse osas otsuseid langetab. Äkki tal on mingeid mõtteid? Nii, catering service decision maker läks, vaatame, mis ta äriklientide teenindus. Okei, jah, huvitav. Ma ei tea, kas äriklientide teenindus juht ise arvab, et see niimoodi on, et ma pigem oleks arvanud, et meil tuleb siin personalijuhi teema, et kuna see on töötajaid puudutav, et nüüd ta läks küll nagu natuke rappa, aga küsime, et kas ta teab, kes on Eesti Energia personalijuht. Kas tead, kes on Eesti Energia personalijuht? Nii, vaatame, kas me leiame. Kellid asju, oi, ta on ikka täiesti. Ma ei tea. Vaatame. Teeme siis nüüd referentsi kontrolli, et kas tegelikult ka see nii on. Nii, vaatame. Ei, täiesti. Kelly on meil ju klienditeeninduse juht, nii et paistab, et siin meil AI läks natukene rappa enda omadega. Aga see näitab, aga ikkagi, et vaatamata sellele, et ta siin eksis, siis kusagilt sa pead seda kontakti alustama. Ega ei ole kunagi kindel, et kui sa seda müügiprotsessi alustades, sa satud kohe õige kontakti peale. Et see kontakt, müügijuht ei pruugi olla nagu üldse vale kontakt, et võib-olla tema ongi just see, kes muretseb oma personali toitlustuse pärast, et no mine sa tea, on ju. Aga iseenesest me näeme siit, kuidas on võimalik siis sellist uurimist teha organisatsioonide kohta ja vaadata, et mis siis on. Näiteks ütleme, et kui ma rääkisin sellest, et me tahaks teada, mis siis nagu ettevõtte suurused ja asjad on, et kui palju inimesi töötab Eesti Energias. Nii. No vot siis. Inforegistrite andmetel siis 4800 inimest. Ja personalijuht on tal ikkagi Kelly, nii et kusagil on väike error sees, et kui me vaatasime Kelly profiili Google'is, siis tundus, et ta ei olnud personalijuht. Aga see selleks, aga te näete, kui lihtne on võimalik nagu selles mõttes suheldes. Aga vaatame, kui me ütleme talle, et Kelly ei ole personalijuht. Kelly ei ole personalijuht. Mis ta siis ütleb? No vot siis, et natuke ei jätta praegu, aga noh, nii ta on, vahel juhtub. Aga lähme edasi ja vaatame, et kui me oleme nüüd selle müügivajaduse tuvastanud ja läinud kliendi juurde ja me tahaksime nüüd kliendile sellist pakkumist teha, siis tavaliselt klient ütleb meile, mida ta tahab ja meil on tootevalikus mingid tooted ja me tahaksime talle kliendile selle pakkumise teha, siis kui me võtame selle pakkumise protsessi näiteks ette, me võtame siit puhta lehe, siis ütleme, et me nüüd enam ei tegele toitlustusega, vaid me oleme nüüd peokorraldusettevõttes, kes teevad pidusid lastele. Ja me tegeleme sünnipäevade korraldamisega. Ja ütleme ka, et see vastus, mis kliendile võiks minna, võiks olla rõõmsad, kasuta vastuses
emotikone, ütleme ka, et oleks lahe. Emotikone. Nii. Ja klient küsis meie käest küsimuse, me tegime andmebaasi päringu ja andmebaasi päring leidis, et kliendi päringule võiks vastata kõige paremini need 2 toodet. Et päring leidis siis andmebaasist, et meil on 2 pidu, on sünnipäevapidu dinosaurustega ja sünnipäevapidu nukkudega. On siis 2 vastust ja klient küsis meie käest sellist asja, et klient küsis meie käest, et tere, soovin oma tütrele korraldada roosa sünnipäeva. Kas saate seda pakkuda? Mis on sellise paketi hind? Panen siia küsimärgi ka, sest me oleme korrektselt, oskame grammatikat. Ja nüüd siis AI-le me tegime AI-le, valmistasime ette selle selgituse, kes ta on, mis ta roll on. Siis me leidsime tooted andmebaasist, mida AI võiks kasutada vastuse koostamisel ja siis me panime kliendi kirja. Ja nüüd AI vastaski siis vastuse, et kuulge, tere, näete rõõmu nägu, kasutas hästi palju, kasutame emotikone, sest me ütlesime, et kasuta emotikone. Ja me soovime korraldada roosa sünnipäeva ja siis on pakettide hinnad, et palju need asjad maksavad ja andke meile siis teada, kui te tahate rohkem informatsiooni. Aga kui nüüd juhtub seda, et klient küsib meie käest näiteks sellist asja, et küsib, et tere, soovin oma pojale osta rohelist veoautot. Palju maksab? Mida siis AI arvab? Näed, siis AI ütleb, kahjuks meil ei ole rohelist veoautot. Et meil on sünnipäevapakette või on teil midagi muud, mida saame pakkuda. Selles mõttes, et suhteliselt kiiresti plõksti vastus, et kui teil ikkagi on roheline veoauto müügil ja AI vastab niimoodi, eks siis peab nagu arutama, miks siis niimoodi selline vastus läks. Aga samasuguse vea võib ka müügiinimene teha juhul, kui teil on veoauto müügil. Aga samas inimesel võtaks sellise kirja koostamine selgelt kauem aega. Et siin see AI suutis selle kirja kohe-kohe ära kirjutada. Ja see on nagu hästi lihtne pakkumine, et ega siis me saame AI teha sellise protsessi, kus me andmebaasist ütleme ka seda, et kas see toode on laos ja vaadata, milliseid tooteid klient on varem eelistanud ja meil tuli nagu pakkumise seal tulid. Et klient on varem eelistanud neid ja neid tooteid. Nüüd ta soovib seda, et me saame selle protsessi teha põhjalikuma ja anda erinevaid sisendit AI-le ja AI koostab selle vastuse. Ja nüüd, kui me lähme ja kliendi juurde ja hakkame puuduste käsitlema, siis ka nendele küsimustele, muredele, mis kliendil tekivad, ka seal on võimalik AI-ga vestelda ja küsida, mis siis need variandid on. Või ütleme, et kas või näiteks niimoodi, et kui klient küsib teie käest, et mis siis saab, kui näiteks, et see mingi detail läbi kulub ja sina müügiinimesena ei tea, mis see õige vastus on, aga teil on dokumentatsioonis kirjas näiteks see informatsioon, siis sa saad seda juba küsida dokumentatsioonist AI käest, et kuule, et kui see nagu detail läbi kulub, mida see tähendab, mis selle vahetamine maksab või mis see protsess on või äkki me teeme seda üldse garantii korras. Et küsida meie oma lepingu standardtingimustest, et mis need nagu garantiitingimused on. Et seda kõike on võimalik AI-le tarkusena sisse anda ja siis AI oskab anda selle informatsiooni. Ja samamoodi saab ka muud hinnad ja maksetingimused läbi vaadata ja vaadata, milliseid maksetingimusi näiteks ettevõte pakub üldse. Seda osas samamoodi küsida AI käest seda informatsiooni, kui müügiinimene seda ei tea, aga see informatsioon on dokumentatsioonis või AI-le antud materjalides olemas. Et siin on võimalik samamoodi sellise dialoogina see informatsioon AI käest saada. Ja kui me oleme nüüd kliendiga kokkuleppele jõudnud ja lähme pakkumise juurde,
siis ka selle pakkumise kokkupanemisel AI on päris kasulik, et nagu te nägite, tegelikult hetkega suutis AI selle vastuse koostada ja ja siis ta selle ära süstematiseerida, et selline see on. Ja ma läksin natukene, jooksin kokku, et jah, et AI suudab selle kliendile pakkumise ise kokku panna, peab ta natuke juhendada, tuleb öelda, millistest osadest sa tahad, et see pakkumine koosneks. Ja pärast, kui see pakkumine on kokku pandud, saad võtta ja öelda, et kuule, et kliendi nõudmised olid sellised, meie pakutav on selline, ole hea, hinda, kas kõik asjad, mida klient küsinud on meie pakkumises käsitletud ja siis AI saab tuua välja, et jah, et näiteks, et need ka 3 asja ei ole nagu selgesti pakkumises loetavad, et neid peaks täpsustama. Ja sama osa on ka lepinguga, et mul on üks varasem seminar, kus on ka siis näidanud, kus meil on võimalik lepingut analüüsida, siis samamoodi sa võid lepingute mustandite protsessis sageli vahetad kliendiga neid lepinguid edasi-tagasi ja nende mustandite arv võib olla päris suur. Ja võib-olla isegi sina nagu müügiinimesena mõtled, et jah, et sul on nagu näpp pulsil ja saad aru mis seal lepingutes muudatused on. Aga näiteks juhatuse liige, kes peab selle lepingule lõpuks alla kirjutama, tema näeb seda lepingut võib-olla sel hetkel alles, kui see leping on viimases etapis. Ja seal saab siis teha sellise protsessi, kus AI vaatab lepingu üle ja kontrollib, et kas kõik ettevõtte jaoks olulised punktid on sõlmitud või nii-öelda käsitletud. Igasugused leppetrahvid, maksetingimused, erinevad hilinemise intressid, projekti hilinemisega seotud trahvid, et kas need on seal mõistlikud ja õiged, et see kõik on võimalik sinna lepingu compliance'i protsessi sisse panna. Nii. Ja nüüd, kui see protsess on valmis ja müük on tehtud, siis me hakkame kliendilt tagasisidet küsima ja aeg-ajalt juhtub sellist asja, et klient ei ole nagu rahul ja kirjutab igasuguseid asju ja vaatame, mida siis AI oskab selles osas, kuidas ta aidata saab, sest et teatavasti selle negatiivse tagasiside käsitlemine on üks väga keeruline ja klient saatis näiteks meile kirja, et tere. Tere. Ostsin hiljuti teie poest vorsti. Minu meelest oli väljapanek väga kehv. Hinnad olid kõrged ja letid ei olnud ka ilusad. Kui küsisin müüja käest lisainfot, ei osanud ta midagi vastata. Nii. Ja nüüd ütlen AI-le, et klient saatis eelneva tagasiside. Palun kategoriseeri tagasiside järgmiselt. Tooted, väljapanek, müüjate kvalifikatsioon. Palun too iga valdkonna kohta, palun too iga tuvastatud kategooria kohta.
kliendi hinnang ja väljavõte. Vot, et ilusti kategoriseeris ära, et mis siis nagu selle kaasaegse AI eelis on see, et kuna selline mõiste või tähenduste vektor on seal AI-s juba olemas, et kõik need erinevad tähendused, mis meil keeles on ilusti juba ära kategoriseeritud, siis me ei pea väga põhjalikult ära kirjeldama AI-le, mida me tahame, et ta teeks, vaid ta saab sellest ise, tal on kõikide nende teemade jaoks olemas tähendused ja saab kohe sellest lähtuvalt võtta ja kohe ära kategoriseerida, et me ei pea talle hullult näitiseid tegema, et kui me oleks pidanud näiteks ütleme veel 2-3 aastat tagasi sarnase kategoriseerimise mootori tegema, siis see oleks tähendanud tuhandete näidiste esitamist, kus on kõik need näidised ära kategoriseeritud ja siis selle alusel AI hindab. Praegu piisab sellest, kui me ütleme kategooria ja AI saab ise aru. Vot, ja me võime siit kohe lasta klient vastuse kirjutada, et palun koosta kliendile vastus, kus täname teda tagasiside eest. Tagasiside eest. Nonii. Vot, ehk siis tooted, väljapanek ja müüja kvalifikatsioon, et selles mõttes, et võtab kokku ja kirjutab siis ilusa vastuse. Ehk me peame nüüd otsustama, et kas me tahame, et kliendile sellise vastuse saata või mis näeb päris põhjalik välja ja kas me tahame mingeid lubadusi anda, et see on meie enda otsustada ja saame seda juhistega AI-le reguleerida. Ja nagu te nägite, AI suudab aidata kõikides müügifaasides, alates turundusest, kus me otsime, hindame kliente, kuni siis müügi ettevalmistusfaasini ja sealt edasi nii pakkumise koostamise kui ka puuduste käsitlemiseni. Ja siis me saame vaadata ja lepingu hindamiseni, nii et me kõikides etappides saame ilusti arvesse võtta seda, mida klient soovib, selle pakkumisse panna ja ka see protsess kõik on võimalik ära automatiseerida. Ehk need kaasaegsed AI mudelid juba sisaldavad, kuna ta on treenitud kogu interneti andmestiku peal, siis on peaaegu kõikidel asjadel olemas tähenduslik selline kastide süsteem tal seal kuskil taustal ja ta suudab asjadest ilusti aru saada ja võrreldes inimesega ikkagi AI suudab tootevalikust õiged asjad leida kordades kiiremini ja me suudame klientidele pakkuda terviklikumaid ja kiiremaid vastuseid. Ja just kui me räägime siin rist- ja lisamüügi osas, siis sageli müügijuhid kurdavad, et isegi kui on müügiinimestega kokku lepitud, et nad saadavad selliseid lisamüügi ettepanekuid, siis kui sa AI skripti selle sisse kirjutad või AI töövoogu, et ta peab selle lisamüügi pakkumise tegema, siis ta ei jäta seda kunagi tegemata. Nii et ka siin on sellised eelised, miks tasub AI-d tooteprotsessi panna. Ja ma ei ütle, et AI inimese asendab, sest et küll siis nagu kommunikatsioonis tuleb palju erinevaid erandeid, mida me peame kogu aeg arvesse võtma, aga mida rohkem informatsiooni või sellist nagu juba väärtustatud infot me oma inimestele anname, seda paremat teenust nad suudavad klientidele osutada. Ja tänu nendele teenustele, mis siis on võimalik taustal teie erinevate infosüsteemidega integreerida, siis on võimalik kogu see protsess automaatseks teha selliselt, et nii kliendid saavad kiiremini vastuseid, kui ka teie enda spetsialistidel on kohe rikastatud info näppude juures, et nad saavad
sellega kohe töötada ja olla tulemuslikumad. Ja loomulikult kõik müügiinimesed tahaksid ju rohkem boonust saada ja kõik klienditeenindajad tahaksid, et kliendid oleksid rahul. Et seda on võimalik AI teenustega nii müügi kui ka teeninduse kvaliteeti oluliselt parandada. Aga me ei tohi unustada seejuures seda, et lahendused peavad olema turvalised, me ei tohi üheski etapis klientide andmeid ohtu seada, me ei tohi lubada, et AI vastused on ebaeetilised, et me peame kõik need nagu kontrollid ja protsessi panema ja seda arhitektuuri selliselt ehitama, et see vastused oleksid eetilised ja klientide andmed oleksid kaitstud. Ja kuna AI annab põhiliselt just kiirust juurde, siis me peaksime keskenduma kriitilisele ahelale, ehk siis see on see osa protsessist, mis meil kõige rohkem aega lisab protsessi, et kui me suudame seda kriitilist ahelat lühemaks teha, siis kogu meie müügiprotsess läheb kiiremaks, saame kiiremini arved välja saata. Vot, selline see tänane seminar sai. Loodetavasti oli teil nendest teemadest kasu. Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis ärge kõhelge, kirjutage mulle toomas.motus@mentos.ee, et hetkel veel vastan ma isiklikult, et ei ole kõiki müügiprotsessi ära automatiseerinud. Nii et kirjutage ja joonistage ja kui tekib mingeid ideid, siis saame koos arutada, kas need toimivad ja kas seda protsessi osa on võimalik automatiseerida. Aitäh teile ja peatsete kohtumisteni!